Tere päevast, head investorid ja kõik teised, kes te meid täna vaatate ja kuulate. Alustame Infortar Grupi 2025. aasta teise kvartali tulemusi tutvustava veebiseminariga. Mina olen Infortari investorsuhete juht Kadri Laanvee ja koos minuga annavad täna ülevaate Infortari tegevusest ja tulemustest juhatuse esimees Ain Hanschmidt ja tegevjuht Martti Talgre. Me alustame tegevuse ja olulisemate sündmuste ülevaatega 2025. aasta teises kvartalis ja seejärel peale presentatsiooni vastame ka meile saadetud küsimustele. Kui keegi soovib veel praegu küsimust esitada, siis tehke seda palun kasutades nuppu küsimused ja vastused. Tänast esitlust salvestatakse ja see on hiljem kättesaadav Infortari investor veebis. Aga alustame ülevaatega ja annaksin siis sõnajärje juhatuse esimees Ain Hanschmidt, palun. Tere päevast, lugupeetud investorid. Aktsiaselts Infortar on jätkuvalt suurim investeeringute valdusettevõte Eestis. Oleme fokusseerinud oma tegevuse 4 põhisuunda: energia, merelaevandus, kinnisvara ja muidugi muud toetavad tegevused nagu põllumajandus ja ehitus ja nii edasi. Kui seda teist kvartalit vaadata, siis olulisemad muudatused meie äristruktuuris on siis järgnevad. Kõigepealt laevade arvu vähenemine 14-lt 13-ni ja selle aasta teises kvartalis omandasime ka Estonia farmid, millega siis meie põllumajandusäri kasvatasime ligikaudu 2 korda ja täna oleme põllumajandussektoris päris tõsised tegijad. Meie turuosa piimatootmises on 6,5%. Teine kvartal valmistas meile palju rõõmu, kuna Infortari müügimahud ulatusid käesoleva aasta teises kvartalis rekordilise 505 miljoni euroni. Et esmakordselt ületasime 500 miljardi piiri. Alguses me vaatasime, et meil oli teine kvartal, et kõigi aegade kõige parem teine kvartal, aga siis vaatasime, et on tegelikult kõigi aegade kõige parem kvartal üldse üle, nagu me juba ütlesin, 505 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvasime ligikaudu 2,5 korda, et circa 250%. Ja see valmistab rõõmu, et meie ekspansiivne areng, mis me siin varasematel aastatel oleme laienenud, hakkab meile nüüd vilja kandma või hakkab meile kasu tooma. Infortari teise kvartali EBITDA oli 57,4 miljonit eurot ning maksuteelne puhaskasum 15,5 miljonit eurot, mis on poole võrra rohkem kui möödunud aasta teises kvartalis. Ja 17 miljonise euro suuruse tulumaksu tõttu jäi kvartali tulemus 1,6 miljoni euroga kahjumisse. Aga kuna me maksame väga korralikult dividende ja me teadvustasime need dividendid välja, siis me pidime selle tulumaksuga ka arvestama. Varade kogumaht on meil ligikaudu 2,5 miljardit eurot ja siin ma tahaks just seda rõhutada, et meie netovõlg on küll kasvanud, aga netovõlg moodustab 795 miljonit eurot, mis on ligikaudu 31% meie varade mahust ja meie omakapital on 1 miljard 175 miljonit ja laenud 795 miljonit, et sisuliselt laenud on väiksemad kui meie omakapital, et laenud moodustavad omakapitalist, net debt moodustab omakapitalist circa 68%. Ja kui vaadata meie tegevust teises kvartalis segmentide lõikes, siis võib öelda, et meretranspordi tulemused paranevad, eriti tugev oli kvartali lõpp. Loodame, et kolmas kvartal tuleb oluliselt tugevam. Siis reisijate arv kasvab, kaubaveomahud taastuvad ja mis on nagu väga tähtis, et meie seisvate laevade arv on vähenenud 4-lt 2-le, kui esimeses kvartalis seisis 4 laeva, mis tekitas meile päris palju kahjumit, siis nüüd on ainult 2 laeva ja me loodame, me leiame ka nendele 2 seisvale laevale rakenduse. Energeetikas oleme väga rahul, kuna energiamüügi mahud kasvasid. Teine kvartal oli rekordiline kvartal, et müüsime energiat 4,9 teravatti. Kui seda nüüd nagu korrutada 4-ga, siis saame peaaegu 20 teravatti, peaaegu
et kui samas vaimus jätkame, siis on nagu jälle rekordeid tulemas. Ja mis rõõmu valmistab, et meie energiamüügi turuosa kasvas 28%-le. Me turuosa mõõdame siis Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. Et selles piirkonnas turuosa oli meil esimeses kvartalis 23%, nüüd 28%. Ja kui meil tavaliselt rääkisime, et meie põhisissetulekut tulevad 80% väljaspool Eestit, siis teises kvartalis esmakordselt moodustas energiamüük siis 90% sissetulekutest tuli väljaspool Eestit ja 10% ainult Eestis. Et oleme kindlalt rahvusvaheline ettevõte. Ja energeetika kasumlikkus on kasvanud, on läinud stabiilsemaks erinevate kvartalite vahel. Kui varem oli väga volatiilne, siis praegusel momendil tundub, et ta on oluliselt stabiilsem ja see stabiilsus ka jätkub tänu nendele suurtele mahtudele. Muus sektoris ja kinnisvarasektoris oli oluline meil Pärnu silla avamine, et 21. juuni avasime Pärnu silla, et suur väga märgilise tähtsusega objekt sai valmis meil. Infra ehitas seda ja me jätkame Rail Baltica ehitust, jätkame ka depoo arendusprojekti Lasnamäel. Ja teise kvartali kohta põhimõtteliselt kõik. Esimesel poolaastal tegime ka investeeringuid 38 miljonit eurot. Et ma annaks nüüd sõna üle Kadri sulle. Aitäh. Näitame siis nüüd ekraanil 2025. aasta teise kvartali tulemusi ja nagu reeglid ette näevad, oleme siia võrdluseks siis lisanud ka sama perioodi eelmisel aastal. Need numbrid hästi võrreldavad ei ole. Eelmisel aastal samal ajal me Tallinki tulemusi rida-realt ei konsolideerinud, aga käime need numbrid siis sellegi poolest üle. Et vaadates müügitulu, siis kasvas teises kvartalis 505 miljonile eurole, ehk siis kasv ongi tõesti 2,5 korda. Ja tõesti väärib ka mainimist, et esmakordselt Infortari ajaloos siis kvartali tulemus müügitulus ületas 500 miljardi piiri. Kogu aeg räägime kasvust, et nüüd see siis lõpuks kajastub ka numbrites ja paistab välja, seda on tore näha. EBITDA tulemuseks teises kvartalis kujunes 57 miljonit eurot, mis siis on ka samuti 44% kasvu. Ja siin sees on Tallinki tulemus, aga ka väärib märkimist energeetikasegment, kes siis eraldiseisvalt tegi peaaegu 20 miljonit eurot parema tulemuse, et kes tahab seda täpsemalt uurida, siis meie kvartali aruande lisa 1.4 näitab neid numbreid täpsemalt. Kvartali ärikasumiga oleme samuti rahul. Müügitulu ja EBITDA mõlemad on siis kasvanud tänu meie strateegilisele konsolideerimisele ja ka uute tuluallikate lisandumisele. Kui nüüd sellest tulemusest maha arvata tulumaks 17 miljonit, siis lõpptulemuseks jääb 14 miljonit kahjumit, millest siis Infortari osanikele jaotatakse 3. Kahjumit mõjutas Tallinki tulemus, aga tõesti, et samal ajal on siia panustanud siis positiivselt teised kontserni ettevõtted, mis aitab seda lõpptulemust tasakaalustada. Aktsia bilansiline väärtus meil pidevalt kasvab, et seda on rõõm näha, et siiski aktsionärid usaldavad meid. Ja vaadates nüüd veel korra üle bilansi ja finantspositsiooni poole, siis varad on samuti 67% kasvanud. Likviidsuspositsioon on meil jätkuvalt tugev. Vaba raha 146 miljonit eurot annab siis võimaluse meil jätkuvalt kasvada ja ka oma äritegevust efektiivselt juhtida. Omakapital tõusis enam-vähem 40%, et siis 1,2 miljardi euroni ja netovõla kasv, et Ain juba väga ilusti ka rääkisid sellest, aga tõesti, et nüüd on siis Infortari finantstulemustesse konsolideeritud ka Tallink Grupi laenud, mis siis aastavõrdluses näitab selle tulemuse kasvu, ehk siis netovõlg 795 miljonit, aga kui nüüd
Vaadata siia kõrvale meie aastalõpu netovõlga, siis tegelikult nii Tallink on oma laenukoormust vähendanud kui ka energeetikasegmendis on siis talvised gaasilaod vähenenud ja seetõttu ka netovõlg ilusti alla tulnud. Ja siis investeerimislaenude EBITDA suhe, mida meie juhtkond siis ühe mõõdikuna ise hindab, 2,7, samuti meie hinnangul jätkusuutlik ega sea kuidagi ohtu grupi kapitali struktuuri. Et see on siis lühidalt numbritest ja Ain siis räägib edasi. Aktsiahinna liikumisest, et aktsiahind on siis võrreldes sellega, kui me börsile läksime 14. detsember 2023 on kasvanud ligikaudu 83%. Nüüd kui vaadata siin teise kvartali trende, siis mis praegusel momendil head meelt valmistab, on see, et aktsionäride arv on kasvanud meil 6500 aktsionärini. Et kunagi, kui me alustasime, oli vist 5300 või 5400, eks. Et peaaegu 20% on aktsionäride arv kasvanud, mis tähendab, et meie usaldus on suurenenud ja see annab ka head potentsiaali tulevikus aktsiahinna tõusuks. Ja nüüd läheks juba konkreetsemate segmentide juurde. Aitäh, tere ka minu poolt, et olen Martti Talgre ja Infortari grupi tegevdirektor. Enne kui ma räägin meie segmentide teise kvartali tulemustest ja tegevustest, lühidalt räägin ka siis Infortar Agrost ja Estonia farmide tehingust. Et me teise kvartali kõige suurem ja tähtsam investeering oli Estonia farmide omandamine. Ja kuna selle kohta on hästi palju küsitud, siis me mõtlesime, et ka me aktsionäridele teeme kiire ülevaate, et mis meie uus positsioon põllumajanduses nüüd on. Me tehingu sõlmisime küll teises kvartalis, aga tehing sai lõpule viidud juuli alguses, et seetõttu ta meie teise kvartali numbrites ei bilansis ega käivetes ega kasumites ei kajastu. Aga pärast seda, kui me omame siis Eesti kahte suurt ja juhtivad põllumajandusettevõtet, et Estonia farme ja Halingat, oleme me üsna kiiresti saanud Eesti juhtivaks põllumajandusettevõtteks ja piimatootjaks. Oma investeeringud oleme me koondanud siis Infortari 100% tütarettevõtte Infortar Agro alla. Ja need kaks ettevõtet, mida me nüüd selle ettevõtte kaudu omame, harivad tänase seisuga umbes 13 000 hektarit maad. Lihtsalt suures pildis, mis see tähendab, et see on umbes 0,3% kogu Eestist, sealhulgas siis nagu tänavad, teed, sood ja nii edasi. Aga Eesti haritavast maast on see siis umbes 1,3%. Me kokku omame 8500 looma, sealhulgas siis 4300 lüpsilehma. Ja meie lüpsilehmad on väga tublid ja tegusad, et iga aasta siis lüpsilehm keskmisena lüpsab välja rohkem kui 13 000 kilo piima. Et see on maailma tipptase, mis siis kokku tähendab seda, et me iga päev toodame rohkem kui 160 tonni piima ja aastas siis ligi 53 000 tonni, mis tähendab, et see on kokku siis umbes 6,5% Eesti piimatoodangust, et ma arvan, me olemegi esimese kahe kõige suurema piimatootja hulgas. Lisaks siis nendele farmidele omab Infortar Agro ka 50% suurust osalust Eesti biogaasis. Ja Eesti biogaas omakorda siis omab 3 biometaani tootmise tehast, mis väga hästi toimivad ja siis täiendavalt me oleme alustanud ehitamist Halingas, et sinna peaks tulema siis Eesti kõige uuem ja moodsam biometaani tehas. Ja kui vaadata numbreid, et selleks, et investorid saaksid aru, mida see äri siis endast kujutab, mida me omame, et nii-öelda pro forma pilt, kui me võtame aluseks kõikide meie investeeringute 2024 aasta numbrid, et siis me oleksime konsolideeritud teeninud umbes 36 miljonit eurot müügitulu ja umbes 11 miljonit eurot EBITAd ja vaadates hetke väljavaadet, et iseenesest piima hind on oluliselt kõrgem kui aasta tagasi, siis üsna kindlasti selle aasta tulemused saavad olema veel paremad. Aga liigume nüüd edasi tavapärase segmentide ülevaateni, et alustame Tallinkist. Tallink endiselt on Läänemere juhtiv laevandusettevõte, millest me siis nüüdseks umbes täpselt aasta omame ligi 70% ja konsolideerime ka.
et fundamentaalselt endiselt väga tugev ettevõtte kriisides karastunud, et kui me siin esimese kvartali tulemustega liiga rahule jäänud, aga selleks olid väga head põhjused, et peaasjalikult siis 4 laeva, mis toona seisid. Et siis teise kvartali tulemused on meie hinnangul igati tublid ja oleme nendega rahul. Ja eriti kui vaadata siin teise kvartali lõppu, et siis kvartali lõpu tulemus oli juba parem kui eelmisel aastal samal perioodil ja usume ja loodame, et ka aasta teine pool tuleb igati tugev. Äkki liigume slaidi edasi, et see Tallinki puhul hästi oluline meeles pidada on see, et Tallinki äri oma iseloomult on väga sesoonne, ehk siis tegelikult kõige tähtsam märkimisväärne osa või enamus kasumist teenitakse suvekuudel. Tähtsad kvartalid on siis teine ja kolmas, eriti kolmas. Ehk seetõttu ma usun, et siin, kui me kolmanda kvartali tulemusi raporteerime, et siis on hea võrrelda, et kuidas meil aasta varasemaga läks. Praegu tundub väljavaade iseenesest positiivne. Mis teist kvartalit, ma arvan, väga palju mõjutas oli see, et me oleme vähendanud oma laevade arvu. Meil siiamaani oli 14 laeva, millest me siis teises kvartalis Staari müüsime ära. Ja teine väga positiivne areng oli see, et Romantika, mis meil mõnda aega oli ilma tööta, leidis rakendust, prahtisime ta välja. Ehk et kui esimeses kvartalis oli 4 laeva, millel ei olnud tööd, siis tänaseks on alles jäänud 2, nende osas töö käib. Ja iseenesest nendest 4 2 suuremat on tänaseks siis lahenduse leidnud. Mis on Tallinki puhul hästi oluline veel on see, et Tallink on väga jõuliselt vähendanud oma laenukoormust, et poolaasta seisuga oli siis pikaajaliste laenude maht napilt üle 400 miljoni euro, mis on oluliselt madalam tase, kui see oli isegi enne Covidit. Selle aasta jooksul oleme vähendanud laenukoormust umbes 50 miljonit eurot ja viimase pooleteist aastaga 150 miljonit eurot, ehk just kolmandikku. Et miks on oluline on see, et arvestades seda, et Tallinkil on tugev varadebaas ja tugev rahavoog, see annab aktsionäridele ka kindlust, et Tallink suudab jätkata dividendide maksmist. Kui nüüd vaadata kvartaalseid tulemusi, siis majanduskeskkond arvestades, nagu ma ütlesin, on need väga tublid, et endiselt mõjutab meid üldine siis majanduskeskkond ja geopoliitiline olukord. Aga samas on hea näha seda, et reisijate arv on hakanud kasvama, kahjuks kaubaveo mahud taastuvad natuke aeglasemalt. Ja nagu juba sai räägitud, et oleme suutnud seisvate laevade väljakutset vähendada, et 4 laevast on alles jäänud 2 kõige suuremat on siis leidnud lahenduse. Ja me usume, et Tallink fundamentaalselt on jätkuvalt efektiivne ja kui majanduskeskkond paraneb ja kõik laevad leiavad tööd, siis Tallink saab olema väga tugevas positsioonis. Liikudes edasi energeetika juurde, siis siin pildil on kenasti näha, kuidas Infortar alati otsib oma tegevuste vahel sünergiat. Siin pildil on siis näha, kuidas LNG meeskond tangib ehk punkerdab Tallinki laeva. Me oleme seda pikka aega teinud, aga mis on oluline on see, et me oleme alustanud Tallinki varustamist ka rohegaasiga ehk siis bio-LNG-ga. Ja arvestades seda, et me oleme ise täitsa märkimisväärsed biometaani tootjad, siis selgelt seda sünergiapilti see pilt siin illustreerib. Aga minnes edasi energiasegmendi ülevaate juurde, et energeetika segment on meie suuruselt teine investeering. 9 aastaga oleme siis kasvatanud Eesti kohaliku gaasiettevõtte Soome ja Eesti regiooni suurimaks erakapitalil põhinevaks energiaettevõtteks ja oleme siin alustanud tegutsemist ka Poolas. Elenger on väga rahvusvaheline ettevõte, et teises kvartalis 90% meie ärist toimus väljaspool Eestit. Me tegutseme kokku 6 turul, et siis Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Saksamaa. Teenindame kokku circa 500 000 klienti ja anname tööd üle 1000 inimesele. Ja selgelt Elengeri eduvõtmeks on olnud rahvusvaheline kasv, investeeringud ja võime kohaneda ja kasutada ära võimalusi. Infortar alati otsib võimalusi oma investeeringuid ja riske hajutada ja oleme seda teinud ka energeetika segmendis. Meie energeetika segmendi äri koosneb 3 sambast. Infraäri,
energiamüük ja trading ja siis kolmandaks taastuvenergia tootmine. Tänaseks ongi energeetikas segmendi kõige suurem ja kasulikum osa meie infrastruktuuri äri ehk siis reguleeritud jaotusvõrgu äri. Siia kuuluvad kõige suurem osa sellest ettevõtmisest on siis meie Läti Gaso ehk Läti monopoolne gaasijaotusvõrk. Lisaks omame siis gaasivõrku Eestis, mis on siin, ma arvan, turuosa küll 90%. Ja siis eelmise aasta lõpus omandasime Elenger Polska, mis on siis Poola suuruselt teine erakapitalile kuuluv maagaasi jaotusvõrk. Tänaseks on meil Poola äri väga kenasti ära integreeritud, oleme selle investeeringuga rahul ja arvame, et oli väga õige otsus. Ja kokku, kui vaadata meie võrke, siis me omame ligi 10 000 kilomeetrit jaotusvõrke, et päris märkimisväärne kogus. Energiamüügi poole pealt, kui esimene kvartal oli üsna väljakutsuv, kuna oli soe talv, siis teises kvartalis oleme tulemustega kenasti rahul, et võrreldes eelmise aasta sama perioodiga müüsime veerandi võrra rohkem gaasi. Ja mis puudutab siis energia tootmist, et meie biogaasijaamad, mis toimetavad väga hästi, oleme siis alustanud ka Halingas järgmise biometaanijaama ehitamist. Kui minna nüüd järgmise slaidi juurde, siis nagu juba sai öeldud ka, et teine kvartal energeetikas oli väga tugev, et mahud olid suuremad kui aasta tagasi, käive oli suurem kui aasta tagasi, kasumlikkus oli parem, et võime igati rahule jääda. Üldiselt energeetikas on oluline meeles pidada, et see äri oma olemuselt on sesoonne, ehk siis nagu põhikvartalid on 1. ja 4., aga tänu infrastruktuuri investeeringutele oleme siis tegelikult suutnud ka kvartalite vahelist jaotust teha stabiilsemaks. Turuosade poole pealt, et teises kvartalis oli meil Soome-Balti gaasiturul 28% turuosa, mis selgelt teeb meid turu suurimaks mängijaks. Aasta kokku on 23%, kuna esimeses kvartalis oli see number natuke madalam. Ja kindlasti alati tahame edasi areneda, et roheenergeetika on selgelt fookuses, et sai valmis meil Lätis üks päiksepark, alustasime uue biometaani tehase ehitamist ja nagu juba ka sai öeldud, siis teeme esimesi bio-LNG punkerdamisi. Aga ma arvan, mis on kõige olulisem, kui seda aastat vaadata energeetika valdkonnas, on ikkagi see, et meie eelmise aasta lõpus tehtud ost Poolas on olnud edukas, et oleme tulemustega rahul, need tegelikult on ületanud isegi natuke meie ootusi. Minnes nüüd edasi kinnisvara juurde, Kadri võid minna veel kohe slaidi edasi, et kinnisvara ärisegment on meie 3 segmendist kõige väiksem, aga selles mõttes väike, aga tubli. Ja Eesti mõistes oleme ikkagi üks kõige suuremaid kinnisvara omanikke, et meile kuulub ligi 141 000 ruutmeetrit portfelli, sealhulgas on siis 18 objekti. Ka väga hajutatud, et kontorihooned, hotellid, logistikakeskused ja palju muud. Teises kvartalis sai rentikule üle antud Rimi logistikakeskus, Pärnu sild üle antud, depoehitusega on alustatud ja Rail Balticus on kõik arengud ka plaanipärased. Numbrite poole pealt näeme siin stabiilset kasvu, et kui vaadata teise kvartali baasilt, et siis puhas äritulu ehk net operating income on kasvanud aastases võrdluses umbes 10% ja EBITDA umbes 5%. Ja kui vaadata võimenduse numbreid, siis need on üpris mõistlikud, et portfell tervikuna LTV ehk siis laenujäägi ja turuväärtuse suhe on 47%, et leiate meie aruandest selle kohta ka eraldi tabeli, et kuna selle kohta on investorid küsinud, siis me tegime aruandesse täiendava ülevaate, missugune näeks meie kinnisvaraportfell välja siis, kui see oleks eraldi listitud või oleks osa meie grupist, et siin IFRS-i nõuete järgi me üsna paljusid käibeid grupisiselt konsolideerime välja. Aga veel kord olen seda ka varem rõhutanud, et me mitte üksnes ei oma ja arenda kinnisvara, vaid meie grupi osaks ja järjest tähtsamaks osaks on saamas ka meie inseneriehituse ettevõtted, kes siis teevad väga märkimisväärseid projekte, et kui nüüd vaadata siin lihtsalt mõnda pilti, et seal üleval vasakus nurgas on siis vast valminud Pärnu sild, et käisin nädalavahetusega Pärnus ja pärnakad on selle üle väga uhked, rõõm näha. Üleval paremal on siis üks trafo, mida me paigaldame, et
nõuab eritransport igati suur insener-tehniline väljakutse. All vasakul on siis aerofoto me vast valmivast biometaanijaamast Hallingal ja siis all paremal on siis kunstnikufoto tulevikudepoo keskusest Lasnamäel. Aga siinkohal annan sõna tagasi Ainile. Jah, ma võtaks siis kokku Infortar kui investeeringuna, et me oleme siis ettevõte, kes tegutseb tugeval varade baasil ja on ajutatud ja kasvava portfelliga. Meie konkurentsieelis on see, et me oleme väga kapitalimahukad, me oleme tugeva rahavooga, stabiilsed ja meie äris on nagu väga kõrged sisenemisbarjäärid. Ja meie eesmärk on ikkagi jätkata ettevõtete kasvu, kui me praegu tegutseme Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Soomes ja ka Rootsis ja meil on ka litsentsid Saksamaal olemas, siis me igal juhul püüame rahvusvaheliselt edasi laieneda. Meie äriline filosoofia ongi see, et me tahame olla agiilsed, kiiresti reageerida ja otsime ikkagi sünergiaid ja kasvuvõimalusi. Ja kui nüüd otsustamisprotsessi vaadata, siis me oleme püüdnud ikkagi edasi olla, vaatamata sellele, et me oleme nii suured, püüame ikkagi väga kiirelt ja efektiivselt otsustada. Ja siis stabiilne hajutatud rahavoorg tagabki meile siis korralikult dividendide maksate kindluse, et nagu me oleme juba välja teatanud, et sellel aastal me maksame dividende 3 eurot aktsia kohta ja 1,5 eurot on juba välja makstud ja 1,5 eurot tuleb järgmise aasta detsembris. Et jätkame stabiilselt oma arengut. Aitäh, Ain, et meil on saadetud siin ka mõned küsimused investorite poolt, et esimene küsimus ongi sulle. Mis on energeetika osas edasised plaanid ja kuidas olete rahul arengutega Poola turul? Poola turul me oleme arengutega väga rahul, et me investeeringu tegime ju eelmise aasta lõpus 26. detsember ja täna meie need tulemused, mis Poolas meie meeskond on saavutanud, on tegelikult ületanud meie ootusi, et me oleme sellega väga rahul ja Poola meeskond on ka meie gruppi hästi integreerunud. Just eriti, mis puudutab Poznani poolt, kus me ostsime või investeerisime Elenger Polskasse. Ja kui nüüd tuleviku mahtusi vaadata või tuleviku ärisi vaadata, siis nagu ma juba ütlesin, et teises kvartalis meie turuosa, energiamüügi turuosa kasvas 28% peale Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. Ja Soomes meil on turuosa ligi kaudu 50%, et me püüame ikkagi kõikidel nendel koduturgudel olla väga aktiivsed ja me näeme ikkagi Poolas väga suurt potentsiaali, kuna Poola turg on lihtsalt Baltikumi ja Soome turust 4-5 korda suurem. Ja kui on võimalus rahvusvaheliselt laieneda mõistlike hindadega või meie jaoks kasulike tehingutega, siis me kasutame neid võimalusi muidugi kohe ka ära. Ma jätkan siis infrastruktuuri küsimustega, et teine küsimus on veel, et enam me ei räägi Lätist, et kuidas läheb Lätis müügi ja infrastruktuuri valdkondades? No Läti tulemustega oleme ka väga rahul, et Kaso, millesse me umbes täpselt 2 aastat tagasi investeerisime, et samamoodi on väga kenasti grupp integreeritud, tulemused on väga soliidsed, jätkuvalt numbrid on head, otsime arenguvõimalusi, efektiivsusi. Ma arvan, et Läti energeetikaturul oleme ka saanud päris hea tugeva positsiooni, et Lätiga oleme kenasti rahul. Et üldiselt meil grupis on ka kombeks see, et me arutame rohkem neid kohti, kus on probleemid. Et Läti selles mõttes viimasel ajal saab väga vähe tähelepanu, sest seal läheb kõik väga kenasti. Aitäh. Järgmine küsimus. Mis on Tallinki konsolideerimise pikaajaline mõju Infortari kasumlikkusele ja rahavoogudele? Jälle küsimus, et kas kahetseme põhimõtteliselt siis investeeringut, et Martti äkki saa kommenteerida? Ma arvan kindlasti ei kahetse, et Tallink on fundamentaalselt väga tugev ettevõte. Tallinkil on väga tugev varade baas, et kui vaadata, kuidas Tallink on järjest vähendanud oma võlga, kuidas Tallink väga operatiivselt on väljakutsetega tegelenud. Ma arvan, et kõikidest meie äridest, mis me näeme, on see, et see makromajanduslik situatsioon ja geopoliitiline situatsioon mõjutab Tallinkit kõige rohkem. Samas reisijate arv juba kasvab
rahavoog on tugev, et selles mõttes meie näeme ikkagi seda, et Tallinkil on väga hea potentsiaal olla tugev dividendimaksja. Ja Infortari dividendipoliitikas me oleme seda ette näinud, et kui Tallink maksab meile dividendi, siis me maksame selle oma aktsionäridele edasi, et kui siin võtta kas või selle aasta näidet, et Tallinki selle aasta dividendimakse aktsia kohta on küll sama nagu aasta tagasi, aga kuna meil on aktsiaid oluliselt rohkem, siis kui aasta tagasi me maksime oma aktsionäridele Tallinkist edasi euro, siis see aasta kokku 1,5. Et me arvame, et Infortar on kunagi Tallinkist alguse saanud ja Tallink sobib meie portfelli väga hästi, et on ikkagi stabiilne, tugeva turupositsiooniga, tugeva rahavooga ja ma arvan, et selles mõttes kõik need sünergiad, mis me siin ka suudame leida, et meil on kindlasti kõige kaasaegsemad laevad, kõige rohelisemad laevad. Et me arvame küll, et see on kindlasti olnud õige otsus. Ja Tallinkil on ju väga selge plaan, kuidas oma efektiivsust tõsta. Ja minevikus ma mäletan, et me kunagi leidsime mingi Ameerika investori, kes kirjutas Tallinki kohta, et Tallink on cash cow. Ja me näeme väga hästi, et Tallink on eelmine aasta maksis Tallink aktsia kohta dividendi 5 senti aktsia kohta, nüüd 6 senti, eks. Mõlemad 6 senti, ja Tallink on nüüd dividende maksnud aastast 2013. Ainult, et kui see COVID aeg tuli, siis jätsid vahepeal vahele, aga praegusel momendil Tallinku dividendimakse on oma strateegia taastanud. Kui vaadata seda, et Tallink aktsia on väärt 60 senti täna börsil ja maksab 6 senti dividendi, siis on dividendi tootlus 10%. Ja samas depositide pealt makstakse ligi kaudu 2%, eks. Ja lisaks sellele Tallink ikkagi stabiilne, hea varade baasiga ettevõte, et hästi kapitaliseeritud. Et ma arvan, et selles mõttes oli igati hea ja õige investeering. Et pikaajaline mõju siis kasumlikkusele ja rahavoogudele on pigem positiivne. Kindlasti. Ja üks küsimus veel, et millised on plaanid biogaasi valdkonnas, et kas te saate täpsemalt avada, et mis te edasi tegema hakkate? No me oleme biometaaniga tegelenud nüüdseks kas äkki 6 aastat. Ja väga selgelt biometaanil on tulevikus kasvav roll, kuna me maagaasiga tegeleme, et me oma maja sees naljana ütleme seda, et biometaan oma olemuselt on siis taskukohane vesinik. Meil on praegu siis koos partneritega koos investeeritud 3 jaama, aga oleme alustanud Halingas järgmise ehitamist ja arvestades seda, et meie jalajälg põllumajanduses on kasvanud, et siis see kindlasti oleks loogiline arvata, et neid investeeringuid võib tulla juurde. Ja biometaani roll on see, et ta on ikkagi täna peaasjalikult nii Eestis kui Euroopas kasutatud kui transpordikütus, et on siis soodsam viis, kui kasutada või lihtsam viis, kui kasutada erinevaid vedelaid biokütuseid. Et seetõttu me näeme, et seal on hea tulevik ja kindlasti vaatame juurde. Meie meeskond on seal väga tubli, et lisaks sellele, mis me ise toodame, me ju ka ostame biometaani Euroopast, suudame seda siis ära veeldada ja nii edasi, et kindlasti ma arvan, see koostöö Tallinkiga biometaani kasutamiseks nende laevades on tulevikus väga oluline. Aitäh, küsimused said nüüd otsa. Suured tänud kõigile, kes meid vaatasid ja ka nendele, kes siis hiljem plaanivad veel järgi vaadata. Jätkuvalt, kui teil on küsimusi Infortari kui investeeringu kohta, et võite alati meile kirjutada. Minu email on kadri.laanvee@infortar.ee. Võite ka helistada. Ja jätkame siis kell 2 juba ingliskeelse seminariga, et aitäh! Aitäh! Aitäh!